Tere tulemast Luunja kultuuri- ja vabaajakeskusesse. Tänase kontsertaktusega tähistame Eesti Vabariigi 97. aastapäeva. Minuga koos teie ees on Jasmin Saar. Ja minuga koos on Kahro Lembu. Aastapäeva tervituseks ja tunnustuste üleandmiseks anname sõna Luunja vallavanem Aare Andersonile. Head Luunja valla rahvas, head külalised, tähistame taas Eesti riigi sünnipäeva. Sedakorda täitub meie kodumaal 97 aastat. Peagi esimene 100 täis. Inimese kohta on see väga pikk iga. Igaühele polegi antud nii kaua elada, üksnes vähestele. Täna on meie hulgas Eestimaal neid inimesi küll, kellel on vanust sama palju või pisut vähem või ka pisut enam kui hetkel Eesti Vabariigil. Kuid enam ei ole elus ühtegi sellist inimest, kes teadlikult mäletaks selle riigi sündi, kes oleks olnud selle juures. Ma ei mõtle mitte seal kusagil kõrgel riigi asju ajamas, vaid just rahva hulgas kusagil mõnes vallas või maakohas sel ajal, kui see aset leidis 97 aasta eest. Me loeme täna ajaloo annaalidest, kuidas kõik alguse sai, kui murrangulised ja tõsised olid tollel hetkel ajaloo keelistormid, mis viisid välja selleni, et võimaldasid ühel pisikesel rahval teoks teha oma iseolemise idee. Euroopas on väga ja maailmas on väga vanu kultuurrahvaid, kelle kultuurimälu ulatub tagasi mitmesaja ja isegi mõne tuhande aasta taha. Aga eestlastega nii ei ole. Meie mälu mingil määral on erinevates asjades säilinud, esemetes, muistendites ja rahvalauludes, aga see, mida me teadlikult ajaloona teame, on väga lühike. Ja ka meie kultuur sellisena ja meie ajalugu kultuurrahvana hästi pisike. Ja tolleks hetkeks, kui Eesti riik sündis, oli see tegelikult veel imeõhukene. Meil ei olnud veel jõudnud väga palju ladestuda, aga üks asi oli tugev. See oli tahe ja soov olla vaba. Ja minu arust see on fenomen meie väikese rahva puhul. Täna me tunneme ennast küll juba päris kindlalt ja me võtame täiesti loomulikuna seda, et me oleme üks osa Euroopast. Me oleme teiste kultuurrahvastega, kõrgelt arenenud riikidega ühes peres ja paljuski nendega praktiliselt samal tasemel või peaaegu samal tasemel. Aga tol hetkel oli see kultuurikiht tõepoolest imeõhuke, aga ometi suutis pisikene rahvas selle pinnalt tõusta oma riigini. Maailmas on väga palju meist suuremaid rahvaid, kellel pole oma riiki, kellel ei ole oma emakeelset haridust, ei ole emakeelset kirjandust või kui on, siis on seda väga vähesel määral. Aga sellisena, nagu meil, on see reeglina olemas meist palju suurematel, tugevamatel ja vanematel. Nii et sellisena me olemegi tegelikult üks üsna fenomenaalne nähtus siin maailmas. Ja ma usun, et me mingil määral seda ise tunnetame ka, sest alati, kui maailmas on juttu Eestist, eriti siis, kui mingis sellises väga olulises ja suures kontekstis, olgu see siis kas Eesti film kandideerib kusagil Oscarile või Eesti sportlased tulevad olümpiavõitjaks või midagi muud. Sellist väga suurt leiab aset meie jaoks, siis on see meile tähtis. Kui ameeriklastega
sama asi toimub, siis nad võib-olla ei pane seda tähele, sest nad on nii suured, et neil on neid suuri tegijaid ka hästi palju. Aga meil ei ole ja ei saagi olla. Ja selle tõttu me oleme nagu ühtehoidvamad ja me näeme rohkem ja märkame rohkem neid saavutusi, märkame neid väga erilisi Eesti inimesi, kes aeg-ajalt midagi väga suurt korda saadavad ja tegelikult päris tihti saadavad. Sest isegi kui statistiliselt võtta, siis ma arvan, et meie saavutused spordis või kultuuris või mõnel muul alal on ikkagi väga märkimisväärsed, kui lähtuda meie suurusest. Ja see annab meile vägagi põhjust uhke olla. Kindlasti me meenutame vabariigi aastapäeval just noid alguse aegu, seda, kuidas meie väike riik tekkis ja kuidas ta end kaitses esimestel aastatel, kuidas me tegime läbi vabadussõja ja sõna otseses mõttes füüsilise jõuga kaitsesime oma verivärsket riiki meist palju kordi suurema jõu vastu. See on ka üks omaette fenomenaalne nähtus ja seda tasub meenutada. Ja kui me täna hommikul käisime koos kooliõpilaste ja lasteaialastega ka meie vabadussõja sangarite mälestuskivi juures, siis see oli väga oluline hetk ja ma arvan, et sellised hetked üle kogu Eestimaa kõikide nende arvukate mälestusmärkide juures, see kuulub üsna loomulikuna meie riigi sünnipäeva juurde. Need on meie ajaloolätted ja see on see, mida me meenutame ja me ei tohi seda unustada. Selle kõrval on tänane päev, kus me oleme täna oma Eesti riigiga selles kaasaegses maailmas tegelikult küllaltki arenenud ühest küljest, teiselt poolt ka veel väga pika arengutee alguses. Arenguruumi on meil väga kõvasti paljudes valdkondades. Me ei saa uhked olla selle üle, et meil oleks väga kõrge elatustase, et meil oleks tänaseks sellisel tasemel majandus, mis võimaldaks kõikidele eestimaalastele piisavalt head äraelamist. Ja meil on ka muid probleeme, me aeg-ajalt mõtiskleme päris tõsiselt oma julgeoleku üle ja me mõtleme väga tõsiselt nende teemade peale, kuidas me sellises väga suures, meie jaoks väga suures maailmas jääksime kultuuriliselt iseendaks, kuidas me suudaksime oma rahvast hoida omal maal, et Eesti inimesed elaksid ja töötaksid siin ja panustaksid siia Eestimaale, mitte ei läheks ära võõrsile. Need on need teemad, mis on tulnud hiljaaegu viimase 10 või 20 aasta jooksul ja tulenevad just sellest, et me oleme täna üsna avatud. Ühest küljest see on väga hea, et me oleme teistega võrdsel tasemel, me oleme vabad ja kogu maailma suhtes avatud, aga teisest küljest see toob endaga kaasa ka uusi väljakutseid, mida meil võib-olla varem ei olnud. Nõukogude ajal oli väga loomulik, et me hoidsime oma kultuuri ja me hoidsime kõike seda, mis meile oli oluline. Ja ma väga loodan, et me suudame seda hoida ka tänases maailmas, kus ahvatlusi on tegelikult nii palju ja inimeste võimalused on nii suured ja võib-olla tundub, et aga mis see siis nüüd nii oluline on, see eestlus ja eestlaseks olemine. Aga ma arvan, et see tegelikult on, sest kui inimene on ilma kindla pinnata jalge all ja kui tal ei ole selliseid selgeid juuri, mis ulatuvad tema enda ja tema lasteni välja minevikust, siis ta tunneb ennast ilmselt üsna ebakindlana. Ja see on kindlasti, mis ka tulevikus motiveerib meid hoidma seda, mida me oleme pärandina saanud oma esivanematelt. Kas või oma vaimsuses, see on ehk kõige tähtsam, sest materiaalne pool, see tuleb ja läheb, see muutub ajas, kombed muutuvad ja väga palju asju meie ümber muutub, keel muutub, meie erinevad arusaamad maailmast muutuvad väga kiiresti, aga midagi jääb siiski alles ja see miski ongi see orgaaniline osa meist, mis teevad meist just selle rahva, kes me siin oleme.
Nii et ma arvan, et ega tänapäeval ei ole lihtsam, kui oli 50 aastat tagasi või oli 100 aastat tagasi eestimaalastel siin meie omal maal toimetada. Igal ajastul on oma väljakutsed ja on oma teemad, millega kogu rahvas tegeleb ja on need eesmärgid, mille nimel pingutada. Aga täna me oleme vähemalt õnnelikud selle üle, et meil on väga palju olemas, meil on kõige tähtsam, on vabadus ja meil on võimalused. See, kuidas me neid kasutame, sõltub juba väga paljuski meist endist. Ja need inimesed, kes seda riiki hoiavad, need on igal pool meie ümber, need on siin Luunja vallas, need on meie lähedased, need on meie sõbrad, kellega koos me igapäevaselt toimetame. Ja vabariigi aastapäev on ka sobilik aeg, kus tunnustada neid inimesi, kes on panustanud meie valla tegemistesse. Tegelikult võib ju öelda suur aitäh kõikidele meie inimestele, kes teevad tööd siin vallas, selle valla heaks või toimetavad mujal, tegutsevad oma pere heaks, aga mõned neist paistavad rohkem silma. Ja täna on mul au ka mõningad sellised inimesed siin teie ees esile tõsta. Kõigepealt pisut meenutame eelmist aastat. Eestimaal on väga oluline ja oli ka enne teist maailmasõda Eesti Vabariigis kodu kaunistamise teema, et meie maa ja meie kodud näeksid kenad välja. Ja siin minu käes on 2 tänukirja. Need on siseministri poolt välja antud eelmise aasta kauni kodu konkursi raames. Ja palun siia härra Jaak Siim või tema esindajad. Kahjuks ei viibi selle pere esindajaid ilmselt hetkel siin. Teinegi siseministri tänukiri härra Jaak Kurb perega. Nende mõlema kaunid kodud on siis äratanud tähelepanu ja nad on siis lisaks siseministri tänukirjale saanud ka mastivimpli Eesti riigilt. Nüüd aga tahaksin paluda siia need inimesed, keda vald soovib tunnustada pikaajalise tegevuse eest omas valdkonnas. Kõigepealt Aili Karindi pikaajalise, väljapaistva, loomingulise ja kultuuriloolise tegevuse eest Luunja vallas. Aili Karindi on aastakümnete jooksul talletanud ja publitseerinud meie ajalugu, Luunja valla erinevaid elutahke ja andnud välja terve seeria trükiseid ja viimane neist ilmus alles äsja. Nii et tõeliselt oluline ja tegus daam, kelle tegevuse tulemusena me võime nii mõndagi huvitavat teada saada ja lugeda Luunja valla lähemast ja kaugemast minevikust. Luunja vallas on teatavasti ka päris tugevad sportimise traditsioonid ja üheks selliseks spordialaks on ratsasport, mis on meile väga iseloomulikud ja ongi
Luunja valla preemia pikaajalise väljapaistva tegevuse eest ratsasportlase, ratsatreeneri ja ratsastajana Luunja vallas härra Urmas Raag. Palun. Ka tema hetkel siin ei viibi, aga kindlasti kõik teavad, et hobune ja ratsutamine, need on Luunja valla puhul üsna sünonüümid. Nüüd palun siia Anneli Kannu rahvapeo külast külla käest kätte korraldamise eest Luunjas ja valla rahvatantsutruppide tulemusliku juhendamise eest. Viimasel ajal on ilmunud õige mitmeid trükiseid, Aili Karindist oli juba juttu, aga meil on teisigi autoreid, kes on üllitanud originaalseid teoseid Luunja valla siinsetel ainetel ja üheks nendest on Tamur Tensing, kes kirjutas mullu siis Luunja mõisa uus häärber näidendi, mida on ka lavastatud. Abikaasa võttis siis vastu. Ja samuti soovime tänada selle maja Luunja kultuuri- ja vabaajakeskuse tegijaid. Nagu kõik on märganud, viimastel aastatel on valla kultuurielu jätkuvalt väga aktiivne ja seeläbi on panustatud ka Luunja valla maine tõstmisse. Ja minu käes on siin tänukiri Kadi Kalmusele suurepärase töö eest Luunja noortekeskuse arendamisel ja valla elanike liikumisharjumuste kujundamisel. Noored ja sport on need, millega me kindlasti tahame siin Luunja vallas tegusalt edasi minna ja selle kõrval loomulikult jätkuvalt ka kultuurialane tegevus. Toomas Aru suurepärase töö eest Luunja valla maine ja kultuuri juhtimist. Tegusaid inimesi on veel paljugi, kõiki neid ei jõua me siinkohal üles loetleda, aga suur aitäh kõikidele, kes eelneva aasta jooksul on Luunja valla tegemistesse ühel või teisel viisil panustanud. See on kõige tähtsam meie jaoks ja kui sellised inimesed igal pool Eestimaal tegutsevad, siis me võime päris kindlad olla, et meie riik püsib ja Eesti rahvas kestab. Ja soovingi palju õnne kõikidele meile meie riigi sünnipäeva puhul. Elagu Eesti Vabariik! Aitäh Luunja vallavanemale! Siinkohal sobib ette kanda ühe Tartumaa luuletaja mõtisklus. Kui tume veel kauaks ka sinu maa. Kui tume veel kauaks ka sinu maa. Ja raske su koorem kanda. Kui enam ei jõuakski ta su soovides siniranda. Täht sütipeht taevas su üle veel. Lill tärkab su haua pinnast. Ja sinu mõte ja sinu meel kord tuksub su rahva rinnast. Ja liigub ja loob ja lehvitab
ja kauneid radasid rajab. Su rahvakoda see ehitab ja põlvest põlveni kajab. Kas te tundsite ära, kes oli see luuletaja, kelle süda isamaa pärast valutas? Mina tean, see oli Juhan Liiv. Jah, õigus. Alatskil sündinud suurmees veetis oma eluõhtut sugulaste juures siinmail, ka vastukandis. Ja eelmisel aastal tähistati tema 150. sünniaastapäeva. Nüüd aga tuleb teie ette Luunisega rahvatantsurühm, Trampali, ja tantsud, mida nad esitavad, on kindlasti nooremad kui 150 aastat. Esitamisele tulevad Ruhnu sõit ja vanaisa polka. Rühma juhendaja on Anneli Kann. Kes siis vanad ei saa, kas kuulub ja kas kaarina asja ja sünnub ära peal. Asja on siiski
Aitäh veel kord Rambalile. Nüüd aga ma tean, et sa, Kahra, oled võtnud Eesti üle mõtiskleda. Ütle, kas sa oled siin elades uhke ja rõõmus, murelik ja pettunud, hirmul ja segaduses või on sul täitsa ükskõik? Ega sellele ei olegi väga kerge vastata. Ükskõik mul kohe kindlasti ei ole. Ma olen uhke, et ma olen eestlane. Ma olen uhke, et kuulun rahva hulka, kellel on nii rikkalik ajalugu ning on tulnud toime ka kõige raskematel olukordadel. Ma olen ka mures ning segaduses, nagu enamus meist praegusel välispoliitilisel olukorral. Palju on räägitud, et Venemaa on meie ja teiste Ida-Euroopa riikide jaoks suureks ohuks. Aga tegelikult olen ma ju alati teadnud, et Venemaa on oht. Venemaa, meie suur ja võimuahne naaber, on aegade algusest saadik Eesti rahvale ohuks olnud. See, et vana Euroopa riigid sellest nüüd Ida-Ukraina sündmuste valguses aru said, ei tähenda, et see oht meie jaoks kasvanud. Teine asi, mis mind murelikuks teeb, peitub meie enda ühiskonnas. Minu klassis on selgesti näha, kuidas inimesed jagunevad kahte leevi. Osad meist nõuavad muutuseid, mõtlemata sellele, mida tormakalt tehtud otsused kaasa võivad tuua. Nad tahavad uuendusi, et eluga paremini toime tulla. Kes meist ei tahaks paremini elada? Kahjuks nad unustavad selle, et mõtlemata otsused võivad meie elu veel hullemaks muuta. Alati on võimalus, et elu läheb veel hullemaks. Ma arvan, et me peaksime hoidma kokku ning olema ettevaatlikud enda otsuste suhtes. Isegi liblika tiivalöök jätab enda jälje ja võib põhjustada orkaani. Kuid siiski, me peame olema ka piisavalt julged ja vajadusel kiirelt tegutsema. Me peame suutma eristada vajalikku ebavajalikust. Me ei tohi enda vabadust uuesti kaotada. Kui vaja, peame kas kaitsma seda. Need olid minu mõtted. Aga enda ettekandega teema, mis on Eesti idee, on täna siia palutud kommunikatsiooni- ja propagandaekspert, Tallinna Ülikooli filosoofia doktor, riigi- ja poliitteadustes, Rahvusringhäälingu nõukogu esimees härra Hagu Uudel. Palun. Tere päevast. Ja juhtus natukene see, mida ma kartsin, ehk loeti Juhan Liivi luuletust. Ja Juhan Liivi luuletustega on mul mingil moel isiklik suhe, sellepärast, et tavaliselt kunagi kusagil ei loeta seda Juhan Liivi luuletust, mida tohutult armastas lugeda minu vanaisa. Ja selle luuletuse pealkiri on Katkine kahvel. Ja lugesin seda ühel väga lihtsal põhjusel, ta teadis, et see käib tema ämmale närvidele, kuna Juhan Liiv kirjutas selle luuletuse sellepärast, et minu vanaema ema oli see noor naine, kes talle katkise kahvli laua peale pani. Ja see on ka põhjus, miks mul on alati hea meel tulla siia poole Tartut, sellepärast, et ma olen Alatsküült pärit. Ehk aitäh, et tõite mu
ütleme siis niimoodi, mu emakodule lähemale. Aga Eesti idee on selline asi, mis kõlab hästi uhkelt. Ja siis ma mõtlesin, et aga huvitav küll, mida Toomas teeks, kui ma teeksin selle ettekande sellises ehedas Tartumaa vaimus. Ja tõukuksin Oskar Lutsust, kes tõsi küll oli teisel pool Tartu. Nimelt, ta oli ju geniaalne kirjamees, me kõik teame seda, aga ta oli ääretult vilets kõnemees. Talle ei meeldinud rääkida, ta ei kannatanud rääkimist, kui ta pidi kusagil esinema, siis ta läks alati mitu päeva enne närvi. Ja ükskord laskis endale augu pähe rääkida, sellepärast, et millal kirjanikul raha liiga palju on olnud ja ta oli nõus rääkima Tartu Ülikooli aulas raamatuaasta puhul. Ja ta läks selle esinemise pärast nii närvi, et ta oli puruhaine, kui ta pulti läks. Ja siis ta vaatas veel. Vaatas veel. Ja siis käratas raamat, raamat ja veel kord raamat. Nii läks puldist ära. Ja ma mõtlesin, et aga teeks tänas samas laadis ettekande, et ei oleks nii banaalne, et ütleks idee ja veel kord idee, ning siis lahkuks jooksuga, olles auto kavalalt parkinud sõidusuunas Hiina maantee poole. Aga ütleks näiteks midagi pateetilisemat nagu vabadus, vabadus ja veel kord vabadus. Ja siis ma mõtlesin, et tõenäoliselt isegi need, kes saaksid sellest naljast aru, ei naudiks seda piisavalt palju. Ja siis mõtlesin, et läheneks teise nurga alt. Aga mängiks siis ühiskonnateadlast. Võtaks ja ütleks, et aga tegelikult Eesti idee juures me võime lõpmatuseni fantaseerida, aga kui me võtame ette iseseisvusmanifesti ja paneme sinna kõrvale Eesti Vabariigi põhiseaduse, siis seal on Eesti idee öeldud. Ühel leheküljel, teises õhukeses vihikus, kus kõik on kokku võetud preambulasse. Sellepärast, et see on see lause, mida ju tegelikult, kas me kõik peast teame, aga me tunneme selle lause ära. Eesti riik on loodud pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikuks eduks ja toimetulekuks, ning selleks, et tagada eesti keele ja kultuuri kestmine ajast aega. Ja ma tean, kui tohutult igav on see, kui keegi tuleb ja hakkab seadust ette lugema. Eriti teades, et eelmisel aastal on siin käinud Andrei Kostov, kes on Eesti üks paremaid kõva häälega mõtisklejaid. Tuleb David Vseviov, siis on natuke tühja maad ja siis on Kostov seal jälitajate grupis üsna ees otsas. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga olgu pealegi, kui me võtame need märksõnad, et Eesti riik on loodud selleks, et hoida meie keelt ja meie kultuuri, siis tegelikult ju on vastus küllaltki lihtne, mis see Eesti idee on. Sellepärast, et aga küsime iseendalt, mis see hoiab keelt ja kultuuri. Mis teeb inimesest eestlase või venelase või soomlase? Mille järgi me tunnistame kellegi kellekski? Nime järgi me ju ei tunnista, sellepärast, et Andrei Kostov on eestlane. Samas näiteks juba mainitud David Vseviov ise ütleb, kui tema käest küsida, kes sa oled, siis ta ütleb, ma olen juut, kes elab Eestis ja armastab Eestit. Aga eestlase teeb kodu täiesti vaieldamatult, kus kohast me muidu saame selle keele ja kultuuri. Me ju räägime seda keelt ammu enne seda, kui me läheme kooli ja me oleme osa sellest kultuurist,
ammu enne seda, kui keegi ütleb meile lasteaias, et nüüd pead sina hakkama rahvatantsu tantsima, sellepärast et muidu sina õige eestlane ei ole. Kes kaerajaani tantsinud pole, see eestlaseks olemise eksamil läbi ei pääse. Aga kodu juures nüüd ei ole asi üldsegi enam niisama lihtne ja selle küsimuse sõnastas siis, kui mina olin veel puhta põnn, üks Tallinna poiss nimega Juhan Liiding ja me teame selle küsimust. Mis on kodu, kus on kodu, mis on kodukoht? Mis on Eesti? Kus on Eesti? Kus on Eesti koht meie südames? Ja see luuletus võtab selle, mis kodu on ja mis Eesti on, palju paremini kokku kui meie põhiseadus või iseseisvusmanifest. Kodu, see ei ole koda, millel akenuks. Ilma kodutundeta me jääme kodutuks. Ja siit tuleb nüüd see arendus, et aga kas sa oled mures või pettunud või rahulolematu. Ja siit saab edasi küsida, et aga kas kodutunne on alati positiivne? Kas kodu on selline koht, mille peale alati, kui sa mõtled kodu peale, et siis nagu probleeme polegi? Või tegelikult need, kes on täiskasvanud ja kodu ees vastutavad, need teavad seda, et üks terve, tugev ja tubli kodu nõuab pidevat tööd. Mul on see õnn, et ma olen perekonnas, kus isa ja ema abiellusid 4 aastat enne minu sündi ja siiamaani õnnelikult abielus. Minu üks vanaema ja vanaisa elasid ka õnnelikus abielus, välja arvatud 9 aastat, mis vanaisa oli Siberis. Oma teisest vanaisast ma ei tea midagi, sellepärast et tema ei tulnud Siberist tagasi, aga mu vanaema ei abiellunud kunagi uuesti. Aga ta nägi oma koduga päris kõvasti vaeva, sellepärast et tal olid lapsed. Kodutunne järelikult ei ole see tunne, mis ütleb meile, et teate mis? Kodu tähendab seda, et ma olen siin kõigega rahul ja ma ei lähe siit mitte kunagi ära. Kodu tähendab kodutundena hoopis midagi muud ja see on see,